Olen Tartu Ülikooli Narva kolledži tudeng Anastasia Gavrina ja täna tahan rääkima teemal noored ja meedia. Ja täna meil on külas Tallinna õppejõud Andres Jõesaar. Tere! Tere! Palun jutustage paar sõnast endast, kes te olete, kust te olete pärit? Pärit olen Tallinnast, kuigi suviti käin ka Toilas, seal on mul tuttavad, nii et kant on üsna hästi tuttav, aga meediaga olen seotud aastast 1982, kui läksin tööle Eesti raadiosse ja sellest ajast kuni tänase päevani kõik need aastakümned olen vähemal või suuremal määral meediaga seotud olnud. Omal ajal töötanud raadios, olnud DJ, juhtinud telesaateid, juhtinud telejaama, TV3, pärast seda olnud Rahvusringhäälingu nõukogu esimees üle 10 aasta ja lisaks nüüd siis ka õpetan. Ehk lühidalt kokkuvõttes tegin asju meedias ja siis läksin õppima, kuidas meedia tegelikult töötama peab. Aitäh, väga huvitav. Aga Andres, tänane teema noored ja meedia on tänapäeval väga oluline. Noored istuvad meedias, nad postitavad fotosid, vaatavad videot, mõnikord ka loevad uudiseid. Milline võib olla teie hinnangul meedia mõju noorele? Et üldse millegi mõju mõõtmine on teadlaste poolt selline väga keeruline, et mis meid kõige rohkem mõjutab. Et kas meid mõjutab meedia või meedia sees olev sisu või see, kuidas me meediat tarbime või see, kellelt me seda sisu saame. Ja meediauuringute tulemusel üks näitajatest on selline, et keda me usume, et kes on meie jaoks kõige olulisem infoallikas. Ja mis sa arvad, kes on kõige olulisem infoallikas noorte jaoks? No võib-olla vanemad, õpetajad. Hea oleks nii, aga päriselt mitte. Siis sõbrad. Just. Et kõige rohkem informatsiooni saavad noored sõpradelt. Ja hästi oluline on nüüd aru saada, et kus sõbrad informatsiooni saavad? Oma vanematest või oma sõpradest? Jah, aga see on sama küsimus, kui Lapikumaa aegadel, siis keskajal kuskil kujutati maad siledana, tasasena. Ja siis küsiti, aga mille peal maa seisab? Maa seisab elevantide peal. Aga mille peal elevantid seisavad? Kilpkonnad olid all. Kilpkonnad, jaa. Aga mis kilpkonnad all on? Selleni ei jõutud. Ja nüüd me olemegi meedia tarbimises samas olukorras, et me teame, et hästi palju informatsiooni tuleb sõpradelt. Aga kust see informatsioon pihta hakkab? Et millist informatsiooni me sõprade käest kätte saame, eks, ja mida me neile edastame. Sellele tuleb tähelepanu pöörata ja meedia tarbimise juures on see hästi oluline, et mõista mingite lugude või uudiste algallikat. Et kust see lugu pihta hakanud? Kui me millestki räägime, midagi jagame, kas me oleme ise seda näinud, kui ma olen oma silmaga näinud, et tõepoolest täna ma andsin intervjuu, siis ma võin sellest niimoodi kirjutada. Aga kui keegi kuskil juba hakkab midagi tõlgendama, siis peaks olema mitte ettevaatlik, aga kasutama oma kriitilist mõtlemist, et kas need asjad niimoodi võisid olla ja mõtlema ka, et mille jaoks või kelle jaoks sellised uudised või tekstid on kasulikud. Aga praegu me ju elame selles maailmas, kus on palju uudiseid, et väga palju. Ja kui me avame näiteks uudiste lehekülje, siis seal leidub nii usaldusväärseid uudiseid kui ka valeuudiseid. Ja siin tekib mul kohe küsimus, et kuidas eristada valeuudiseid usaldusväärsetest ja kuidas ennast valeuudiste eest kaitsta? Enne kavamist tasub peale vaadata, millisest allikast see pärit on. Et kas see allikas üldiselt on usaldusväärne. Näiteks kui me võtame ETV Plussi, Facebooki lehe või veebileheks, siis see on suure tõenäosusega on seal taga toimetus, kes on professionaalne ja kes töötab teatud eetika ja ajakirjandusstandardite järgides. Aga kui meil on mingi tundmatu väljaanne või kuskilt sellist kohast, kus me seda ei tea ja me ei saagi teada, et kes on seal toimetajad, kas nendele saab helistada või saab neile kirjutada või kes on selle meedia omanikud, siis tasub juba olla ettevaatlikum. Järgmine koht on vaadata pealkirja. Mida skandaalsem pealkiri, seda ohtlikum. Et meediat süüdistatakse just ebakvaliteetset meediat ja sellist meediat, mis levitab valeuudiseid, süüdistatakse just pealkirjade ärakasutamiseks. Ehk clickbait on see mõiste, et tekitada hirmus soov vajutada sinna peale ja see hirmus soov tekib meis, inimestes, mitte selles toimetajas, sellepärast, et me tahame lugeda midagi skandaalset. Kui kõik on hästi, siis me ise meedia tarbijatena nii tihti üldse neid uudiseid ei loe. Aga kui midagi on väga-väga halvasti, siis me tahamegi kohe teada, et kui halvasti need asjad ikkagi on. Ehk
enne kui avada mingit uudist, vaadata, kust see uudis pärit on ja siis vaadata pealkirja ja kui pealkiri on ikkagi väga hull ja skandaalne, siis pigem mitte klikkida. Aga kui see on kasutatud normaalseid väljendeid, siis igal juhul tasub edasi lugeda. Ja kui edasi lugemiseni juurde minna, siis teha vahet, kas on tegemist kellegi arvamusega, sõnavabaduse piires me võime arvata vägagi paljusid asju või on tegemist faktiga. Nii et kui ma arvan kellegi kohta midagi, see on ainult minu isiklik seisukoht, aga kui ma edastan millegi kohta, öeldes näiteks vale fakt, kui keegi ütleb minu kohta, et ma olen 2 meetrit pikk, siis see on vale. Kui pikk te olete? 1,80 m ainult, et selles. Aga selline pikkus on hästi selline leebe asi. Aga kui kellegi kohta võib ka öelda midagi väga kurjasti, lihtsalt öeldes solvabaid või ekslikuid asju kellegi kohta, siis need on arvamused, mitte faktid. Ja siin on hästi oluline aru saada, et selles uudiseloo tekstis või arvamusloo tekstis, et kas see on rünnak kellegi isiku vastu, kellegi nahavärvi vastu, kellegi soolise sättimuse või usu vastu, või on ta mingi tõepoolest mingi faktide arutlemine ja esile toomine. Aga võt arvamuse juures, kas meil on sõnavabadus või ei ole? Muidugi on. Arvata võib kõik, aga ei tohi inimest panna süüpinki lihtsalt, ma arvan, et need asjad niimoodi. Üks kõige suuremaid kriise, mis aastaid on olnud, millel on väga teravad ja valusad sotsiaalsed põhjused ka, on ju immigratsioonikriis. Et kui me näeme, kust Euroopasse miljonid ja miljonid inimesed tahavad tulla, siis selle üle tuleb igal juhul arutleda selle teema üle. Aga tuleb ka mõista sellega, et mitte kõik need, kes pürgivad Euroopasse, ei ole kurjategijad, nagu mõningad allikad ütlevad, vaid väga paljud inimesed tegelikult põgenevad sõja eest. Neil ei olegi kuskil elada. Et nende teemade käsitlemine tuleb vaadata, et kuidas on toimetaja või selle loo autor nendesse suhtunud. Et kui kõik inimesed, kes Euroopasse tahavad tulla, on kurjategijad, siis kindlasti tegemist ei ole usaldusväärse lähtekohaga. Aga praegu räägime kommentaaridest. Et ma ise loen uudiseid ja mõnikord jätan ka kommentaare. Aga tihti näen, et inimestele meeldib kommenteerida igasuguseid uudiseid. Ja kui me avame näiteks Facebookis kohalikku gruppe, siis seal inimesed kirjutavad kõik, mida tahavad. Et kas on tõsi või ei ole, et see on juba teine asi. Ja samuti ka uuringud näitavad, et Eesti online väljaannete kommentaare loevad regulaarselt ning see on saanud harjumuseks enam kui pooltele Eesti igapäevastest internetikasutajatest. Siis mul on küsimus, mida kommentaare lugedes silmas pidada ja millest lähtuda ise arvamust avaldades? Kõigepealt see, et pooled loevad, ei tähenda seda, et ka pooled kirjutaksid. Et neid, kes kommentaare kirjutavad, on tunduvalt vähem. Ehk uuringute põhjal, mida tegi Avatud Eesti Fond nüüd küll paar aastat tagasi, siis kommentaare kirjutas ainult mõni protsent nendest lugejatest. Ja ma usun, et see on siiamaale sama, et need inimesed, kes milleski kuskil teemal kaasa löövad, need tunnevad väga suurt vajadust midagi teha. Nüüd nendesse tuleb suhtuda samamoodi, et vaadata, kas võtame mingi uudisloo. Esiteks, kas on aru saada, et nad on üldse uudise läbi lugenud. Tihti näen kommentaarides, kui ma ise meediateadlasena vaatan neid, et seda lugu ei ole keegi üldse läbi lugenud. Et kommenteeritakse täiesti puusalt tulistades, kas seda inimest või seda teemat ja ei ole looga üldsegi seotud. Ja veel kurvem on see, et kui keegi soovibki tõsiselt kaasa rääkida, siis ta mattub nende vildakate või kurjade arvamuste vahele. Et see on see kõige kurvem. Ja nüüd on sellest uuringust on küll päris jupp aega tagasi, aga kui me tegime kommentaarime uuringut, siis lõpptulemusena, kui vaadates seda infovoogu, et ükskõik milline on algteema, siis ta jõudis lõpuks 3 või 4 märksõnale. Igal juhul. Üks oli Edgar Savisaar, üks olid juudid ja Soros, kes koos oleks olnud, ja 3 olid homod. Et ükskõik millisel teemal jõuti lõpuks ikkagi selleni, mis näitab, tegemist on ikka täiesti absurdse olukorraga. Ja kui see kommentaariumid tuleb võtta siis rahulikult, et mitte ise närvi minna, selle peal närve säästa ja võtta seda kui meelelahutuslikku, et osa inimesi lihtsalt on sellised.
no ja, et kui me kujutame ette, et nad istuvad kodus, no kui nad ei tööta näiteks, et ju tahavad kellegagi suhelda. Ja siis nad niimoodi kirjutavad kommentaare ja niisugune suhtlemine neil ka toimub. Aga kas teie arvates, kui oleks kommentaaride piir, kas see oleks õige, et neid tihti näen, et Delfis, Postimehes või ka Õhtulehes seda ei ole. Et kas oleks õige, et uudiste toimetaja kustutaks nii nimetatud paha kommentaare? No tegelikult ikka piir on seal olemas. Delfil on ju ja Postimehel on terve no mitte alati, et seal ikkagi leiduvad erinevad ropsõnu. No jah, siin on küsimus, et kus maal on siis sekkumise piir, et kas toimetus on endale võtnud mingisuguse eetilise standardi või ajakirjandusliku standardi või mingid muud normid, et mida nad lubavad seal juhtuvat, eks. Sest ega roppu keele või roppu sõna kasutamine iseenesest ei tähenda, et sisuliselt oleks tegemist mingisuguse halva asjaga. Isegi endine president on kasutanud sõna näiteks sitt, mida ei peaks. Sitt on tuleviku väetiseks, aga samal ajal saab väga ilusate sõnadega teha väga-väga haiget. Ja nüüd tekib see õrn koht, et kust maalt me näeme, et tegemist on solvanguga, kellegi ahistamisega, ehk siis sõnavabaduse ja kuritegevuse vahel. Et kus maal see piir on ja siis toimetused seda kompavad. Rahvusringhäälingu portaalis on need normid karmimad või korrektsemad, eks. Delfis, kelle üheks sissetuleku allikaks on just see, et inimesed klikiksid ja loeksid, eks, hoitakse seda piiri lõdvemana, sellepärast, et sealt tuleb jälle raha. Aga praegu siis räägime sotsiaalmeediast. Et mul on olemas ka Facebook ja Instagram, et ma tihti postitan seal oma fotosid tööelust, ülikoolielust ja fotod sõpradega. Aga ma olen tulevane noorsootöötaja, et see tähendab, et ma töötan noortega. Millise identiteedi peaks looma noortega töötav inimene enda sotsiaalmeedias? Kas tal on kõik lubatud või on olemas mingisugused piirangud? Hoolimata elukutsest ei ole minu meelest mõistlik absoluutselt kõike üles panna. Privaatsfäär peaks ikka inimesele ka jääma. Ja mis puudutab identiteedi loomist kui sellist, et siin tasub olla kaalukam. Ise tean sisseastumiseksamitel, küsitakse noorte käest, mida te teete ja kuidas te olete, kõik üritavad öelda, et nad on väga tõsised õppijad ja nii edasi. Ja siis me oleme aeg-ajalt küsinud luba, et kas me tohime teie sotsiaalmeedia profiili vaadata. Ja taas minevikust küll õnneks see näide, kus oli üks noormees, kes üritas öelda, et ta on väga viks ja viisakas ja sotsiaalmeedia postitused olid, kus ta oli viinapudel käes ja ütles, nüüd ta läheb autoga sõitma. Et ei saa öelda, et selline inimene oleks väga vastutustundlik käitunud, ja siis tekib küsimus. Ja kui ma talle seda pilti näitasin, siis ta oli väga piinlik olla selles olukorras, et oli sõpradega pidu ja see viin ja auto ja kõik see, et no, sellel hetkel võis olla naljakas, aga kui te olete tööintervjuul või tahate kuhugi sisse saada ja tööandja näeb teid sellisena, siis võib-olla ei ole te just kõige kõrgema. No jaa, teil on õigus, et peaks nagu kogu aeg mõtlema, et mida sa paned seal Facebooki või Instagrami. Aga milleks üldse on vaja meediapädevus noortega töötaval inimesele? Või seda on kõigil vaja. Ma arvan, see ei ole mitte ainult noortega töötavate, nii noortel on vaja kui ka kõigis elukutsetes ja kõigil inimestel on meediapädevust vaja, sest kui meil need meediakirjaoskused lonkavad, siis me võime sattuda väga valedele radadele informatsiooniväljale, et see maailm meie ümber võib muutuda kõveraks. Mida te tahaksite noortele öelda, kuidas õigesti kasutada meediat? Top 3 põhireeglit. Aitab ühest. Kriitiline mõtlemine tuleb säilitada või luua endale see, et kui meedia tarbimise puhul mõelda kriitiliselt ja sealt edasi aitab vaadata, mis on see allikas, mis on see sisu ja üritada mõistatada, et miks see lugu on minuni jõudnud, kuidas ta on jõudnud, kes on selle taga. See aitab ka teha vahet sellele, et kas see on kellegi äriplaan, et minu pealt raha teenida või on see minu sõprade tõepoolest jagatud hea ja positiivne informatsioon või meediaväljaajate puhul. Ja mitte tarbida sellist klikimeediat.
et see on meie igaühe enda otsustada, ega toimetused ei ole need, kes paneksid neid kurje ja provokatiivseid pealkirju lihtsalt oma lõbuks. Nad panevad seda sellepärast, et meie klikime nendel. Ma olen väga tänulik teile, et te leidsite aega ja tulite meie juurde. Et ma tuletan meelde, et meil oli Tallinna Ülikooli õppejõud Andres Jõesaar ja samuti ma tahan tänada toetuse eest meie projekti meeskond Bert Tšapov ja Maria-Liisa Tost ja samuti ka Monika Miitine ja Sergei Samsonov ning täname ka Tartu Ülikooli Narva kolledž, Haridus- ja Teadusministeeriumit, ID5, Eesti Noorsootöö Keskus ja Noorte Heaks. Suur aitäh!